Tere õhtust kõigile! Mina olen Jaana Mäomaa, Koralliklubi sõltumatu turustaja. Minuga on täna siin veel Raul Kangur, Anneli Ernits ja Lea Põder. Ja räägime teile siis täna tervisekontseptsioonist. Alustuseks tahaksin kõigepealt üldse rääkida, mis asi see tervis on siis. Tervis on nimelt ainuke ressurss, mis sõltub meie otsustest ja valikutest, mis me täna teeme. Ja see mõjutab meid tulevikus, meie elukvaliteeti. Aga tänapäeval üldse tervist vaadatakse natuke teistmoodi. Et ei mõelda selle all ainult terve olemine või head enesetunnet, vaid vaadatakse palju laiemalt, et olla edukas, teha seda, mida hing ihaldab, reisida, et elada täisväärtuslikku elu. Kui nüüd edasi minna tervisekontseptsiooni juurde, siis Coral Club on esimene tervisliku eluviisi edendamise ettevõte, mis pakub täiesti omaenda tervisekontseptsiooni. Ja see on siis loodud koostöös Venemaa doktori Olga Butakovaga, kes oli siis kiirabiarst. Nimelt tema hakkas mõtlema, et kuidas saaks aidata inimesi ennem kui nad teevad kõne kiirabisse. Ja ta leidis, et seda tuleks teha juba 5 aastat varem, siis kui hakkavad kroonilised haigused arenema. Ja ta tuligi sellise lahenduse peale nagu tervisekontseptsioon. See on siis süsteemne, samm-sammuline lähenemine tervisele. Ja see on universaalne, see sobib kõigile, nii lastele, meestele, naistele. Ja seal siis vaadatakse inimest kui tervikut ja lähenetakse siis, toetatakse organismi juba raku tasandil. Ja nüüd edasi räägibki Raul Kangur siis esimese sammuna, mida meie rakud siis vajavad. Tere õhtust, mina olen Raul, siis üks tervisenõustaja ja tervisesammude eestnäitaja ja kaasategija teiega koos. Et öeldakse, et elu algab veest ja nii kaua, kui on elu, on ka vett ja vastupidi. Ja me peame seda tarbima iga päev korrektselt, korrapäraselt ja pidevalt. Et vett vajavad kõik elusorganid meie maakeral, alates kaladest kuni kaliteni. Ja vee vajalikkus meie organismis on ülioluline ja selle tähtsust oskame hinnata peale seda, kui selle puudus mõnikord tekib. Ja näiteks Eesti toitumisnõustajad soovitavad juua iga päev vähemalt 1,5–2 liitrit vett tavainimesel, mis tähendab, et väiksemad inimesed võib-olla natuke vähem, et iga kehakaalu kohta 28–30 milliliitrit vett, mis on nagu täiesti normaalne eluks vajalik. Sest kui me vett tarbime tegelikult liiga vähe, siis muutub meie organism liiga kuivaks ja meil tekivad igasugused probleemid sellega seonduvalt. Sest vesi on kõige alus ja vesi on energia ja kui seda meil ei ole piisavalt, siis ei ole ka meil energiat piisavalt. Ja vett tuleb juua nagu iga päev ja seda ei saa nagu asendada mitte millegagi muuga, kuigi mõned arvavad, et on võimalik seda asendada, sest vesi on kõige harjumuspärasem jookaine kogu maailmas ja maailmas elab 5,5 miljonit liiki elusolendeid ja kõik nad joovad ainult vett. Aga ainult inimene mõtleb ja teinekord mida iganes mõeldes, et ta on eriline ja ta joob igasuguseid muid magustatud jooke ja kõike gaseerituid ja nii edasi, mis tegelikkuses viib meie energia organismist hoopiski ära.
sest see, et see vesi nagu vee vajalikkusest ja, ja selle olulisust saame alles siis teada, kui meil on seda üks päev liiga vähe. Ja ma räägin oma loo kiiresti, et aru saaksite, mis tähendab vee puudus organismis. Kui seda ei joo, ei saa piisavalt, nii nagu peaks saama, siis tähendab, see juhtus üks aastal suvel ühel tervisespordivõistlusel, kus tundsin, et vett ei ole piisavalt ja sa saad ühel hetkel sõna otseses mõttes puuga vastu pead. Ja siis hakkad mõtlema, et midagi on juhtunud, midagi on toimunud ja mõtled ja lõpuks aru saad, et milles on asi, siis tegelikkuses on natuke hilja, aga tegelikkuses asi on selles, et vee puudulikkus tekkis organismis ehk dehüdratsioon, et seda tunnet ma ei soovita mitte kellelgi ja tänu sellele olen mina saanud veega väga suureks sõbraks ja armastan iga päev vett juua sellistes kogustes, et mõnikord inimesed kuulavad ja vaatavad ja mõtlevad, et kas seda ikkagi liiga palju ei ole või mõnikord ka arvavad, et liiga vähe. Et see oleks nagu selline tore ütlus. Aga tegelikkuses mina nagu armastan eelkõige ühe imelise liivaga tehtud vett ehk korallmain, koralliliiv, mis on selline erakordne liiv, mis teeb veest sellise vee, mis on organismile väga hästi omastatav, muudab vee struktuuri, tõstab vee, ütleme, pH-d, nii nagu vaja on, appelisest keskkonnast alusliseks, sest näiteks kõik pudeliveed, mida me tarbime teinekord poest ostame, on surnud veed ja appelised veed ja veel lisandidega veed. Lisaks ta annab väga hea kerge mineraliseerituse, mis on oluline vee puhul, sest väga paljud armastavad gaseeritud vett juua just tänu sellele, et seal on ka nagu teatud mineraalid sees ja kõik muu. Ja ta on väga hea puhastusvahend ehk sorbent. Näiteks siin minu sünnisaarel Kuressaares on olnud siin viimastel aegadel aastate jooksul mitmeid probleeme vee kvaliteediga ja see aitab imepäraselt ka vett puhastada. Et see ongi selline kotikene, kus on siis 10 väikest tupsukest liivatupsukest sees, et siit võttes välja väikse kotikese ja panna seda iga päev hommikul alustades 1,5 liitri vee sisse ja me saame sellise vee, mida meie organism ootab ja soovib ja tahab nagu alati selline, ja sama sellise pudeli sisse. Ja minu päev algab sellega, et panen selle toasooja vett täis, panen siia väikse koralliliivakese kotikese sisse ja joon seda ära enne hommikusööki. Umbes niimoodi 3 tunni jooksul. Ja selle liiv teeb seda vee struktuuri muudab selliseks, et see vesi on omastatav 15 kuni 30 minuti jooksul, mis on nagu ülioluline, sest siis peale seda teinekord inimesed tahavad sööma hakata, et siis on see juba jõudnud meie keharakkudeni, sest see on ülioluline, sest me peame tegelikkuses oma keharakke jootma kogu aeg ja piisavas koguses ja nii edasi. Sest kui me seda ei tee, siis võib juhtuda see, et lihtsalt me jääme haigeks ja veepuudusest tekivad meil mitmesugused probleemid ja kui on juba väga rasked probleemid ja haigused, siis tähendab see, et siin aitab ainult vesi, sest tuntud ravitseja ja nõustaja Vanga on öelnud, et tegelikkuses hakatakse varsti inimese ravima puhta vee abil. Ja nii see saab olema. Et vett tuleb juua ja vett peab igapäevaselt pidevalt tarbima sellistes kogustes,
mis annab meile piisavalt energiat ja see on meie pikaajalise tervise pant, sest kui me seda ei tee, siis me hakkame nagu hoopiski kiiremini vananema. Miks vanemad inimesed on krimpsus ja kortsus nahaga? See näitab ka seda, et inimeses ei ole piisavalt vett. Et seda ei tekiks, siis me peaksimegi jooma vett nii palju, et nahk oleks ilus ja sile. Ja minu ülesanne olekski see, et õppida jooma ja õpetada teisi pidevalt juua niimoodi, et me oleksime kõik terved ja tugevad. Et elu, see algas veest ja kui vesi lõpeb, siis lõpeb ka elu. Et see oleks nagu kiiresti kõik minu poolt. Järgmisena on siis parasiitidega tegelemise etapp sellest tervisekontseptsioonist ja see parasiitide osa on siis minu rääkida. Ma ütlen kohe alguses ära, et see 10 minutit, mis meil tänases vestlusõhtus igale etapile on planeeritud, on üliväike aeg, et anda kõikidest nendest programmidest põhjalik ülevaade, aga näiteks Parasildi kohta on YouTube'is täiesti vabalt kättesaadavad nii pikemad kui lühemad ülevaated ja väga põhjalikud siis, nii et kellel tekib huvi, saab sealt siis eraldi vaadata ja tunduvalt põhjalikumat ülevaadet endale saada. Aga mida siis mina sellest Parasildist enda jaoks õppisin, oli see, et kui me räägime üldse parasiitidest inimese organismis, siis esimesena alati inimestel tekib seos ussidega. Ja ma arvan, et on suur osa inimesi, kes on oma elu jooksul ikkagi kokku puutunud kas või nende samade väikeste naaskelsabadega, kas ise lapsena või vanemast peast lapsevanemana, et siin Parasildi programmis ei mõelda parasiitide all sugugi mitte ainult neid usse, vaid on tegemist ka bakterite, viiruste, seentega, kõik, mis meie organismis elavad ja meie organismi seespoolt kasutavad iseenda elukeskkonnana, et kõikide nendega tegelemiseks ja nendega siis võimalikult heaks koos elamiseks see parasiidi programm siis on ja hea koosolemine tähendab seda, et me ei lase neil oma organismis võimust võtta, aga hoiame neid siis täpselt nii palju vaos, kui meil võimalik on. Ja kust need tulevad, need parasiidid ja bakterid meie kehasse, on siis see, et me võime öelda, et me elame ükskõik kui tervislikku ja puhast elu, me peseme käsi, me peseme oma köögivilju, puuvilju, me ei desinfitseerime, me ei katsu igasuguseid asju meie ümber, aga tegelikult ikka sellist ülimpuhtust ei ole võimalik igapäevaselt hoida ja paratamatult need bakterid tulevad meie kehasse. Ja ei ole olemas ainult siis halbu baktereid, on ka olemas head bakterid, nii et kõikide bakteritega tegelikult võitlema ei pea. Aga kus me siis saame aru, et meil need parasiidid kehasse on tulnud? Kindlasti hakkab nahk meil andma sellest märku, tekivad allergiad, tekivad igasugused nahavigastused, nahaprobleemid, nahahaigused, mille kohta tegelikult alguses võib-olla ei oskagi mingisugust põhjust leida, aga ajapikku või pikemal uurimisel siis saab aru, et tegelikult on tegemist hoopiski parasiidide elutegevuse tagajärgedega.
aga on ka igasuguseid muid haigustunnuseid, näiteks nõrkus, ärrituvus, meeleolu kõikumine, ebaloomulikud isud, peavalud, erinevad mürgistused, mis võivad muidugi olla ka teiste haiguste tunnused, aga kui ikkagi konkreetset haiguste nagu taha ei leita, siis võivad olla ka täiesti parasiitide elutegevustest põhjustatud nähud. Ja see parasiidi programm siis on Coral Clubil kahesugune, on 30-päevane, mis sisaldab 5 toodet ja on 60-päevane, mis sisaldab 8 toodet. Ja need tooted on korralikult Coral Clubi poolt pandud kindlasse järjekorda ja kõik, kes need programmid endale soetavad, kõik need saavad selle programmiga kaasa endale raamatu ja seal raamatus on kirjas üksikasjalik juhend, mis järjekorras neid tooteid seal tuleb võtta ja kuidas need tooted päeva peale siis ära on jaotatud, mida võtta hommikul, lõunal ja õhtul ja kuidas see seos on toitumisega. Ja need osad siis 30-päevasel programmil on, kõigepealt on üks toode on Parafite, mis neutraliseerib ja viib parasiite organismist välja ja see on 12 taime ekstraktidest kokku pandud toode. Siis on Coral Pardocruut, puhastab organismi toksiinidest, siis toode MSM, kaitseb autoimmuunsete reaktsioonide eest, toode Superflora, mis taastab kehas tervet mikrofloorat ja Coral Mine, millest juba Raul ka rääkis, et kiirendab siis toksiinide väljutamist. Ja 60-päevases programmis on 8 osa, millest 5 on siis samad, aga juurde on lisatud Coral Black Walnut, võitleb siis ussnugilistega, siis assimilaator, mis on seedefermentide kompleks ja sipelgapuukoor, mis on siis immuunsüsteemi toetaja. Ja väga tähtis on kogu selle programmi ajal jälgida ka oma toitumiskava üleüldse. Ja YouTube'is on jällegi saadaval parasiidi programmi ajal soovitusliku toitumiskava ülevaade, nii et saab sealt otsida ja lugeda. Ja päris kindel on see, et kui me ühelt poolt võtame neid parasiite väljutavaid ja neid nagu hävitavaid tooteid, aga teiselt poolt sööme suhkrut edasi, siis ilmselt see protsess väga tulemuslik ei ole. Nii et toitumise jälgimine üldise protsessi nagu kvaliteedi tagamiseks on ülioluline. Ja kõik inimesed on kindlasti kuulnud, et organismi saab puhastada erinevatel viisidel, selleks on erinevaid programme erinevate toidulisanditega ja erinevate brändide poolt. Aga paljud ei tule selle peale, et see puhastamine ainuüksi ei anna tulemust, kui me ei tegele parasiitidega enne puhastusprotsessi algust. Nii et mina olen ühe korra selle parasiidi, selle 30-päevase läbinud ja tundsin ennast pärast palju energilisemana, palju elujõulisemana ja keha nagu, ma tundsin, kuidas keha nagu tänas mind selle eest, et ma sellise kuuri läbi tegin. Ma küll tegelikult ei osanud ka alguses arvata, et milliseid parasiite mul olla võib ja mingisugust seost ussnugilistega ka pole täheldanud, aga isusid reguleeris ilusti see programm ja tundsin ennast nagu tõesti hästi. Nii et see ei ole üldse selline, võtan järjekordselt mingi komplekti toidulisandeid, vaid see on tõsine panus oma organismi nagu heaks funktsioneerimiseks.
ja kindlasti peab eelnema siis organismi järgmisele puhastusprotsessile. Aga nagu ma ütlesin, siis, et rohkem saab selle kohta siis vaadata YouTube'ist ja põhjalikumat informatsiooni ja teadmisi. Nii et praegu minu poolt kõik. Anneli, sa oled mute'i peal, me ei kuule sind. Vabandust, et olen siis Anneli ja ongi siis minu rääkida siis nagu puhastusest, et puhastuses on siis 2 väga olulist etappi. Et esmalt siis on toksiinide väljutamine, organismi toksiinidest puhastamine ja teine on soolestiku puhastamine. Et juba tegelikult vanad eestlased, eks ju, tegid puhastusi, et kuidas nad siis tegid, olid saunarituaalid, olid paastumised, kasutasid erinevaid taimesid selleks ja koralliklubi ongi siis selline loodustoodete klubi, kus on siis ka hästi teaduslikult kõik kokku pandud, et üks asi toetab teist ja kust me neid ja sellest me siis räägin natukene ka. Ja ongi nii, et noh, et kus me neid toksiine saame, et üks allikas on seesama, mis enne Lea rääkis, et me hävitasime enda sees parasiite, et nad osad küll väljuvad jah, meil nüüd roojaga ja nii edasi, aga ikkagi paljud ladestuvad meile organismi ja kui nad meile sinna organismi ladestuvad, siis nad omakorda ju hakkavad lagunema ja toodavad meile siis mürkaineid. Et see põhimõtteliselt ongi siis endotoksiinid ja mis on siis organismi sisesed. Et meie siis organism toodab ise neid toksiine ja teised on toksiinid, mida saame siis väljaskeskkonnast ehk eksotoksiinid on siis ütleme sama raskemetallid, pestitsiidid ja kõik muu, et ütleme, et kui me siin saastatusse õhus liigume, siis me saame pidevalt toksiine ja neid me siis peaksime puhastama, et mis seda näitab, ongi peavalud, sügelev nahk, kuiv nahk, valge katt, halb hingeõht, meie küüned ja juuksed lagunevad või küüned murenevad, juuksed lagunevad, et siis kindlasti jah, peaksime siis toksiinidest ennast puhastama hakkama. Ja korallklaabil on siis selline näitan ka, on Coral Detox pluss, et siis minul on siin Coral Detox pluss karp ja seda karpi siis kasutades kuuri tehes me saamegi siis vabaneda toksiinidest. Et siin on siis Coral Detoxis on siis see väiksem, et on Coral Mine, As-500, assimilaator, Coral Lecithin ja siis on 2 toodet, mis väljutavad siis vesilahustavaid toksiine ja 2 toodet, mis siis väljutavad rasvlahustavaid toksiine. Ja kindlasti ka ongi see, et tuleb siis ikkagi jälgida sellel samal ajal, kui me neid puhastusi teeme, aga siis seda Coral Detoxit, et me liigume, me lõõgastume, me jälgime toitu, et me ei söö selliseid toite, mis tegelikult siis kahjustavad meie organismi, ongi suhkrut, rasvased lihad ja nii edasi, et tegelikult siis me ühe käega puhastame, teise käega me siis nii-öelda väljutame jälle, ahmime neid endale juurde. Ja kui loomulikult me kasutame neid, siis meie tervis paraneb, meile tuleb energiat juurde ja Coral, siis ütleme niiviisi, et Coral Mine on siis meil siis vesi, millest rääkis Raul meil siin eelnevalt, et see teeb meie keha alustele, et me ei ole nii happelised, et see annab As-500, mis siin Coral Detoxis on, siis on võimas antioksüdant. Assimilaator on siis seedeensüüm ja Coral Lecithin siis toetab meie maksa ja muud
organite puhastamist. Väljutavad nad kõik siis jah, neid rasvlagunevaid ja vesilagunevaid toksiine, vesilahustavaid toksiine. Et see on praktiliselt minu enda igapäevane ja selline miinimumprogramm on korral detox. Lisaks siis jah, tavalisele veele. Ja kui siis juba on see laiendatud programm, et seal on ka siis Pentogan ja korral Lutsern, et Pentogan on siis selline meie võimas rakutoetaja, et sealt saame me siis hästi kaaliumi. Kui vanasti siis rakus oli kaaliumi ja naatriumi tasakaal paigas, siis selle tööstuse arenguga on meil ikkagi rakkudes rohkem naatriumi ja naatriumi ei taha välja anda ja siis kaalium Pentogani juurdes võttes siis rakkudesse kaalium tasakaalustab. Et see on väga hea nii siis meie rakkudele kui ka südametööks vajalik. Ja korral Lutsern siis jah, aitab meil siis toksiine väljutada väga hästi. Ja kui me oleme selle kuuri läbinud, et siis oleks hea ka meie soolestikku puhastada, et saaks ka sooleseinad ja kõik need sopid, mis on siis jäänud kuskile soolestiku soppidesse veel mingeid asju, jääkaineid, et siis on soolestiku puhastamiseks väga hea toode Colovada Plus programm, et see oli kõige esimene, mis tuli, et selle autor Albert Seer töötas seda välja 15 aastat ja katsetas kõigepealt siis iseenda perekonna peal. Ja nüüd on see Colovada meil laienenud ka nii Colovada Lightiks kui Colovada Greeniks, et see viimane, et ma räägin kohe nendest erinevustest, et see soolestiku puhastamine siis aitabki parandada seedimist ja ainevahetust ja ka neutraliseerib siis ümbritseva keskkonna mõju meie organismis. Et jah, et kui ongi ikka jälle kõik need põhimõtteliselt need mis see ongi, et näitab, et meil ikkagi on ka soolestikku vaja puhastada, eks need korduvad siin, et ongi nahaprobleemid, väsimus, ärritavus, immuunsus on nõrgenenud, et me võtame hästi kergelt viirushaiguseid juurde, krooniliste haiguste ägenemine, samuti ka meie vaimne seisund tegelikult näitab, et seda, et meil on soolestik must, et öeldaksegi, et soolestik on meie teine aju, et kui soolestik on must, siis ka tegelikult meie aju ei tööta hästi ja olekski vaja seda soolestikku puhastada. Et see Colovada, mis on nagu kõige esimene programm ja tegelikult selline kõige minu silmis kõige parem programm ongi selline soolestiku puhastamiseks, et ta on kompleksne, tegelikult ei pea me harjumuspärast elurütmi muutma, võib-olla on hea, kui teine etapp tuleb, et võib-olla siis natukene selline aeg maha võtta ja olla iseenda ja enda mõtetega, aga tegelikult siis ongi see Colovada selline 3-etapiline programm. Esimene etapp siis valmistab ette meid siis soolestiku puhastamiseks, pehmendab meie soolestikku ja väljutab siis juba sinna kogunenud asju. Et seal on vastavalt kotikesed, kus on siis kõik ensüümid, aminohapped ja nii edasi, mis organismis on vaja liikuda, on ka seal siis kerged parasiidivastased asjad, et sellega, mis siis on jäänud eelnevast puhastustest veel viimased asjad, parasiidid meie organismist välja viima. Jälgime siis selle programmi ajal jälle toitumist, et igal programmil on kaasas oma raamat, kuidas seda programmi täpselt jälgida, kuidas võtta neid toidulisandeid, mida süüa, retsepte on kaasas siin Colovada programmil, et jah, et jälle suhkrut, saiad, nisu,
ja sellised lihad, siis süsivesikute rikkad ained selleks ajaks välja viia, et ei tekiks selliseid puhitusi ja kõike muud meil organismis selle programmi ajal. Teine etapp ongi siis puhastus, kus me tarbime jälle siis toidulisandeid ja lisaks siis joome sellel perioodil sellist kiudainete rikast ja fütokomponentide rikast savijooki, kutsun mina teda savijooki, kus seal ongi veel siis peale kõige muu on siis need India teepuulehed, mis siis puhastavad hästi, paisuvad, tekitavad meil täistunde kõhus ja on siis see valge savikaoline, et ka see siis kraabib selle viimase, mis meile sinna jääkained on jäänud soolestikku ära, et see on põhimõtteliselt nii, nagu käiks siis selle traataharjaga mööda soolestikku või nagu me traataharjaga potipõhju, kõrbendpotipõhju või kõrbendpotte puhastame, et umbes see toimib niisama efektiivselt. Et siis jah, et sellel ajal me joome ainult vett, taimeteesid võime juua ja tarbime siis 4 korda päevas siis seda Colovada pluss kokteili. Ja tegelikult jah, et kui nüüd sellel ajal mingid selliseid tuleb mingid peavalud ootamatud, et siis on võib-olla lubatud sinna natukene mettkeel alla või roosat soola või, aga jah, et me sellel 4 päeval, mis see puhastusprogramm on, me ei tarbi siis tahket toitu. Ja 3. etapp on siis puhastusest väljatulek. Väljumisprojekt, siis seal vaikselt jah, hakkame tulema välja, hakkame siis sööma selliseid kergeid toite ja esimesel päeval seal mingit kaerahelbe putru kergelt ja ahutatud köögivilju, võib-olla köögiviljapuljongit isegi oleks soovitatav ja siis järk-järgult hakkame sööma. Et see on selline hästi võimas programm, et olen ise seda päris mitmeid kordi läbi teinud, et iga kord on siis selline erinev kogemus. Et mõnikord on väga kerge, mõnikord on natuke raskem, aga tegelikult sellest, kui sa oled selle Colovada programmi ära teinud, siis on selline tõesti selline nagu öeldakse, et Red Bull annab tiivad, siis mina võin öelda, et Colovada annab tiivad, et sa tuled nagu välja kergemana, sa oled natuke kaalu kaotanud, sa oled puhastanud ennast, su aju töötab, sul on hästi palju energiat, et tõesti, et need, kes on teinud, teavad kaasa seda rääkida ja kindlasti selle programmi läbides võid siis endale õla peale patsutada, et oled tubli olnud ja enda tervise jaoks väga palju kaasa teinud. See Colovada Light programm on siis kergem, et need, kes siis päris paastuda ei taha, et seal on siis sellised taimsed kokteilid ja on lubatud ka kasutada sellist köögiviljasuppe või püreesuppe. Ja Colovada Green, mis on nüüd alles tulnud programm, et seal on siis 2 esimese programmi kombinatsioon, et on päevas, nendel puhastuspäevadel siis saab tarbida seda savi või siis taimsed kokteilid segatud. Et loomulikult on ka veel teised puhastused, aga tegelikult kui me oleme nii palju puhastusi teinud, siis hakkavad kõik meie organid puhastuma iseenesest ja ongi võimalus meil alustada juba siis meeldivamaga, et organismi toitmisega ja kaitsmisega, et annan sõna Jaanale. Ja nüüd, kui me oleme organismi siis veega varustanud, oleme ära puhastanud, siis oleks õige aeg toitaineid anda. Ja toitaineid meil on vaja selleks, et meie väljanägemine oleks kena, küüned tugevad, juuksed ilusad, nahk siidine, samas enesetunne ja meeleolu oleks head, et me elaksime kaua ja täisväärtuslikku elu. Milliseid toitaineid siis meie organism vajab või ühesõnaga rakud vajavad?
et meil on vaja 20 amiinohapet. Amiinohapped on siis nagu telliskivid, mis siis püsti hoiavad, ühesõnaga meid koos hoiavad. On olemas siis asendatavad amiinohapped ja asendamatud. 9 neist on asendamatud, mida siis organism ise ei sünteesi ja seda on vaja juurde saada siis toidust või toidulisandite kaudu. Järgmisena on meil vaja 15 mineraali. See on siis ühesõnaga segu telliste ühendamiseks, et need tellised siis laiali ei valguks, vaid nad ikka koos püsiks. Ja ongi oluline siis luustiku, kehavedelike ja ensüümide koostises ning aitab edastada siis närviimpulsse. Järgmisena on meil vaja 12 vitamiini. See on siis eluenergia mineraalidele. Ühesõnaga, kui need tellised on nüüd siis, mineraalid on segu telliste ühendamiseks, siis vitamiinid on siis see, mis seda segu siis nagu koos hoiab, et me ole hästi siis nagu ütleme kaua siis püsiks tervena. Ja vitamiinid ei anna meile energiat, kuid on olulised organismi tööks ja tervise hoidmiseks. Siis meil on vaja 7 gruppi ensüüme ehk fermente. Need on siis toidu lagundajad. Ensüümid avaldavad mõju soolestikus, kus siis aitavad kergendada toidu seedimist. Siis on meil vaja veel 3 gruppi rasvhappeid, 3, 6 ja 9. On siis olemas head rasvad ja halvad rasvad. Head rasvad siis aitavad halbadel rasvadel maksa kaudu sünteesida siis sealt organismist välja. Kui meil nüüd neid, ütleme, häid rasvu on vähem, siis need halvad rasvad ladestuvad siis veresoonte seintesse, tekib kolesterool, võivad trombid tekkida ja infarktid, ja erinevad südamehaigused, et selleks on meil vaja neid häid rasvu juurde. Kahjuks tegelikult kõik sõltub, mida me sööme, on võimalik ka toidust kõike saada, kui me sööme piisavas koguses kala või muid, ütleme, seemnetest saab ja juurde. Aga mina näiteks ei söö nii palju kala, siis mina peaks toidulisandiga omega-3 juurde sööma. Järgmisena räägiks siis organismi kaitsmisest. Et siin on just mõeldud, et kuidas me saame oma organismi kaitsta. Et meil on tegelikult organismil endal ka ise tervenev võime, kuid kui meie saame väliskeskkonnast palju toksiine ja siis meil on parasiidid ja meil organism lihtsalt selle kõigega toime ei tule, siis meil ongi vaja nagu endal kaasa aidata sellele, kas erinevate puhastuste näol või siis ongi üheks tasakaalustatud toitumine, et me vaataks oma toidulaua üle, mida me sööme, et meil toit ei oleks üksluine. Samuti on kahjulikud harjumused, mis meile kahjulikult mõjuvad, suitsetamine, joomine. Tänapäeval on ka veel nutisõltuvus, mis ka mõjutab meid, siis stress. Samas ka uni, me peaksime piisavalt magama. Vanuse vastu me ei saa, vananeme, kuid me saame teha siis selliseid otsuseid ja valikuid täna, et me tulevikus nagu tervemad ja saaksime täisväärtuslikumalt elada. Samuti kahjulikud kahjustused ja traumad, siis on kroonilised haigused ja allergiad. Samuti saame ennast kaitsta, et kasutame nahahoolduseks looduslikke vahendeid, samuti kodupuhastusvahendid, et võtame võimalikult
puhtad, ilma keemiata, et sellega me saame ennast kaitsta. Coral Clubil on siis ka selline sari nagu Live. Seal on pesupuhastusvahendid, täitsa lõhnata ja looduslik ja mina hakkasin seda alles hakkasin kasutama ja mulle tõesti meeldib see toode, et see pesu jääb kuidagi väga selline mõnus. Ja viimane programm, mis ma ka tegin, oligi Nutriback, mis oli organismi toitmine ja see programm mulle ka meeldis. Ses suhtes, et tõesti, ma tundsin, mul seedimine oli hea ja samuti ma ei tundnud selliseid isusid, et ma tahaks toiduvahedel nagu süüa. Et see komplekt mulle ka väga meeldis. Nüüd lõpetuseks ütleksin seda, et kui ma enne alguses rääkisin, et tervis sõltub siis meie valikutest ja otsustest ja siis lõpuks ma palun teil mõelda, et mida teie täna teha saaksite oma tervise heaks, et tulevikus olla tervemad ja elada täisväärtuslikumat elu, et just seda, mis on need otsused ja valikud, mis te täna teete, et mis mõjutavad teid tulevikus. Ja minu poolt kõik. Lisaks tahan veel öelda, et meil 29. jaanuaril, esmaspäeval, on algamas Hydramax maraton, mis on siis organismi varustamine veega ja toitainetega ja teeme seda ühiselt. Osalemine maratonil on tasuta, aga tuleb endal soetada komplekt. Teeme selle jaoks kinnise Facebooki gruppi, siis seal saate materjale ja saame koos ühiselt siis jagada nõu ja toetada üksteist. Aga minu poolt aitäh kuulamast, et kui keegi tahab midagi küsida või oma kogemusi jagada, et kõik on oodatud. Tere veel kord, ma pisut räägiks lahti sellest, mida nüüd Jana mainis, mis meil on kuu lõpus nagu tulemas, vee joomise õpetamine, koos joomine, vee Hydramaxi maraton, et millest see nagu siis see Hydramaxi komplekt koosneb, et see on selline huvitavas karbis, selline sinine ja siin on nagu siis 3 head toodet, et on siis Coral Mine, millest on ka pisut varem juba juttu olnud, et siin on siis 3 sellist kotikest, kus on igas kotis on siis 10 pisikest tupsukest kotikest, mis siis tuleb tarbida iga päev järjepidevalt. Selle vee sisse panna ja muudab selle vee selliseks, mis on meil vajalik organismile omastamiseks. Siis on väga hea toode on Pentogon ehk kaaliumi, magneesiumi, kaaliumi naatriumi ühend, mis on väga hea südamele eelkõige ja teistele organitele. Ja siis on veel super antioksüdant H500, mis nagu annab meeletut energiat ja võitleb meie igapäevase stressi ja kõige muude haiguste ja asjade vastu, mis meil igapäevaselt tekivad. Et see on selline väga vajalik veekompleks koos siis nende toodetega ehk Hydramax. Et see on veel lisainformatsiooniks, et kui on küsimusi, seda saab küsida kas täna või siis hiljem veel.
on kellelgi küsimusi tänase kohta? Kas mind on kuulda? Kas Jaa. mind on kuulda? On Ahah. küll. Ja ma tahtsin tänada teid, et väga tublid olete. et mina olen kõiki neid tooteid loomulikult kasutanud, kõiki neid programme läbi teinud ja julgen omalt poolt soovitada ja võin kinnitada, et absoluutselt iga programm on täiesti omaette teadus ja toimib suurepäraselt. Ja muidugi, mis on kõige olulisem, on järjepidevus, et kõik tuleb korralikult läbi teha, siis tulevad ka head resultaadid. Nii et soovin edu teie maratonile ja kohtume teiega varsti vist Tallinnas. Olete tulemas? Ja kes soovib tulla veel Haapsalusse, siis 2.–3. märts on meil üks tore seminar tulemas Haapsalus, nii et kõik on oodatud sinna ka. Nii et küsige siis siin asjaosaliste käest, nemad oskavad öelda, kuhu tulla ja mis seal toimub. Aga ma soovin edu kõigile, nii tervise osas kui äris. Et ilusat õhtut. Aitäh! Mari-Liis. Tänan, Mari-Liis! Jaa. Joona, sa võid vist lõpetada selle salvestamise.